ma ütlen sulle, kus me oleme või? Ma olen Põhja-Tallinnas. Nüüd ma olen Haaberstis. Täpselt piir jookseb selle tänavaga. Uus-Meremaa arendus, Liveni arendus. Kõrval siin kohe on Kodulahe, kes siis Kodulahe arendab seda uut etappi ka aina kiiremini arenevas, aina kõrgemini hinnatud piirkonnas. Ja miks ta on hinnatud? Esiteks, vaata, mis meil kõrval on. Meil on mitte isegi kõrval, vaid maja ees on merimets. Saad reaalselt metsas jalutada, joosta, aega veeta. Sul on vasakul Tallinna kõige suurem rand. Kuule, täna on mõnus ilm, et paned rätiku kaela, plätud jalga ja lähed randa reaalselt nagu piknikut tegema, mida iganes. Sul on seal promenaad, valgustatud promenaad, mis viib ühelt poolt Kopli poolsaare poole. Ja kui me läheme teisele poole, meil on Rocca al Mare ja spordisõpradele unistus ju. Jooksed, jalutad, rullitad, sõidad rattaga, mida iganes on ju. Tahad seest ka näha? Mis ma selle korteri kohta ütlen, on see, et minu hinnangul ta on väga hea planeeringuga. Ta on väga maitsekalt tehtud, et omanikud on siia, siin on näha, et nad on siia hinge sisse pannud. Ta on sellise, ma võiks öelda siis kas U-tähe kujuga või? Siin on hästi palju erilahendusi ka, eriti valgustuse poole pealt. Mul läks mitu korda aega, et aru saada, kus need kõik täpselt on. Kuna ma olen vaateinimene, nagu videotest aru on saada olnud juba, siis see on nüüd siis päiksepoolne rõdu. Me võime siin istuda pool tundi ja vaadata, mis on selle piirkonna keskmise inimese vanus, kes siit mööda elutab. Ja ma võin sulle öelda, et 5-4 on pered. Et siin on noored pered, mis on nagu äge ka, et on selline avatud vaade ja siia tekib selline loomulik väikene, kas ma saaks öelda järvekene või, tiigikene või, kui on suur lumesula või palju vihma. Et see on nagu tasuta boonus, mis ostjatele just ka kaasa tuli. Tuleme tagasi köögi juurde, et saar, jällegi alati hea asi, mille suunas minna. Ja sellised tasapinnasisesed ägedad peidetud siis pistikud. Näevad seksikad välja ägedad, et ei ole siin kuskil seina peal ja ei ole tule välja ka. Uputatud valamu, premium korterite puhul ütleks täna ikkagi standard. Uputatud tasapinna sisse siis pliit, jällegi standardlahendus. Ja just selles mõttes standardlahendus, et kui ma sellises hinnaklassis korterit vaataks, siis need on sellised pisidetailid, mida ma jälgiksin. Need meeleolu valgustid jälle, mida sa siit heledaks, tumedaks paned, et hea on see, et kõikidel valgustitel on timmerduse võimalus ka. Ja esiku valgusti käib 3 kohast. Veidi selline, ma ei tea, maja vaibi annab välja. Külaliste vets, plaaditud esik, eriti kui sul on perekorter, kus sa tuled, kujutite, tulete lapsevanemad tulevad koju ja lapsed ka, kõik korraga tulevad siia esikusse ja kõigil on jalanõud lumised või porised või märjad. Et kõik see parkett saab vatti kogu aeg, et minu arvates on nagu üli hea, et on plaaditud. Kõik valgustid lähevad automaatselt põlema kapi avamisega. See olegi julged valikud. Selles mõttes julged, et punane sisu, hallid kapi uksed, seinavärv, mereroheline, mis ka köögiga läheb kokku. Kui me edasi lähme, siin meil on 3 magamistuba. Kõikidest magamistubadest pääs siis samuti jällegi suurele rõdule. Ja siin on siis juba hommikupäike. Tuule kuule seda linnalaulu. Mõnus rõdu, kus tulla jahtuma, kui leiliruumist tuled. Siis on lastetuba ja magamistuba, kui me jõuame, aga ma näitan teile maasik ära kohe. Ops, vaata nüüd seda. Ja see on minu hinnangul selle korteriks kõige ägedamaid osi. Buumikeris, seina pealt juhitav ja ka äpist. Olen proovinud ühe meie video jaoks seda. Siis läks toatemperatuurilt 75 kraadi peale, läks just mingi 40 minutiga või. Ehk siis tunni aega läheb põhimõtteliselt mingi 90 peale, mis üli hea. Teine asi on see, mida tihti saunadel ei ole või üldse väga paljudel korteritel ei ole, on see, et siia on pandud veel selline oma lisa väike mini köögikene, kus sul on külmik, sahtlid, peidad siia rätikud asjad ära ja siis sellise ägeda peidetud valgusega. Ja mis on nagu minu arust üli hea, on see, et sul on 2 duši. Selle peale omanik, ma tean, et pani väga palju rõhku. Et ta näeb väga maitsekas välja ja hästi praktiline, et on niisugune sauna eesruumi ala ja suur saun ja siis köök ja siis duširuum. Siis uksed ka magnetlukkudega, et ei saa ustega põmmida. Et vaata kui äge lastetuba. Ja minust on üks ägedamaid lastetubasid, mida ma seni oma karjääris vahendanud olen või mida ma näen ka, sest et need toonid on väga ägedad. Koos jällegi nende valgustustega, kui sa vaatad siit, kõiki saad timmerdada heledamaks, tumedamaks
ruumi on maksimaalselt ära kasutatud, siin samamoodi siit timmerdad peidetud nende valgustitega ja vaata, kui äge on see, et ruumi on maksimeeritud niimoodi ära, et sahtlid on trepi sees ka ja nagu tõesti lahe, mulle meeldib. Siin on master, ka mõnusa tavar, suur voodi, öökapi, sisse ehitatud öökapid, see Liveni poolt pakutud selline liistulahendus ja nädalavahetusel just oli sisustusmess ja siis meil korrespondent Ruta käis sisustusmessil ja siis ta küsis ka, et mis on 2026 aasta. 2026, see korter on 2023, et 26 aasta trendid ja liistusein, kuigi seda on juba aastaid tehtud. Minu hinnangul see annab nii palju juurde. Väikse eelarvega saad teha väga ägeda seina. Põhimõtteliselt lihtsalt, et pane siia üks liist niimoodi ja teine mingi diagonaalis ja sul on kohe sein palju ägedam. Kogu reaalne kulu sul on, ma ei tea, palju see liist maksab ja palju see värvimine maksab. Samamoodi pääsuga rõdule. Ja siis ma unustasin mainida, et jällegi selline äge ikkagi asi ja minu arvates võiks ikkagi standard täna olla premium korteritel. Et kardinad on elektrilised siin toas ja elutoas. Selline, lükkad siit ukse kinni, ei teagi, et sul siin garderoobi ja vannituba veel on. Garderoobi ala siis ka sisse ehitatud valgustustega ja see on nagu sa läheksid kuhugi sisustussalongi poodi, teed sahtli lahti ja sul läheb valgustus põlema. Ülimõnus ju. Pimedas, hommikul pimedas paned, või teed sahtli lahti, peagi kohe tuld põlema mõlemalt läheb. Siis viimane vannituba. Et perekorterite puhul hästi oluline, tihti peale inimesed ütlevad, et ma tahaks vanni. Ja kui sul on dušiga korter, näiteks inimene ütleb, et mul tegelikult see korter meeldib, aga kahju, et vanni ei ole või et oleks siis ruumi, et ma saaks vanni panna. Ja vastupidi, mõni ütleb, et kahju, et siin ainult vann on, et tahaks duši, tahaks kiiresti pesus käia ja eluga edasi minna. Et siin on hea see, et siin on mõlemad olemas. Ja siin selline jällegi sisse ehitatud koht, kus sul on pesumasin, kuivati ja majapidamistarvikute jaoks sahtel. Ja mis selle korteri puhul veel suureks plussiks on see, et siin pallipaik on nagunii, aga sul ei ole üks parkimiskoht, vaid sul on 2 parkimiskohta kõrvuti ja elektrilaadimispunktiga, mis on ägedad sellised lisad, et majal on ka rattaruum. Et rattaruum on suur ja veel on ka ratta hooldamisruum. See on ka päris äge. Ma tean, Merko teeb Noblessneris ka seda, ma ei tea, võib-olla mingid arendused on veel, aga see, et sul on mitte ainult rattaruum, vaid ka ratta hooldamisruum. Ehk siis see on ka nagu ägedad sellised lisad ja aina rohkem arendajad tegelikult sellistele lisadele peavadki mõtlema, sest et ostjad lähevad ajas aina nõudlikumaks ja äge on näha, et mõeldakse selle peale. Et kes teab, mis järgmiseks tuleb, mis igasugused jõusaalid on juba ju olemas ühisaladel, mis, ma ei tea, kunagi tulevad mingid mänguruumid, näiteks mängutoad peredele, et see ei peagi minema kuhugi mängutuppa, vaid sul on arenduse põhine mingi suur mängutuba. Ja piirkond areneb, tõesti.